tänud kõigepealt teile, kes te olete siia tulnud kohale, kes te olete siin, et saada natuke häid mõtteid, natukene julgust, võib-olla mõni mõte ka edasiseks eluks. Ja ma tahan teile anda täna väärtust. Ma tahan teile anda sellist väärtust, et sa tunneksid, et see järgnevad 40 minutit siin on sinu jaoks väärtuslik. Et sa saad siit midagi, et sa tunned, et võib-olla sa said ka mõne rea enda jaoks kirja pandud ja äkki sa saad siit midagi ellu kaasa võtta. Ma räägin võib-olla kõigepealt 2 sõna endast, et kes ma olen ja siis sa saad enda jaoks väikse otsuse teha, et kui hoolikalt sa tahad mind kuulata. Mina olen Kristjan ja ma olen siis juba üle 10 aasta ettevõtja ja olen läbi kogemusteks siis saanud 4 ettevõtet ja kunagi olin ma täitsa tavaline IT-mees. Ma alustasin oma IT-karjääri ja olin selline tagasihoidlik mees, kes tegi tööd, lõppkliendiga kokku ei puutunud ja siis ühel päeval mul oli niimoodi, et 10 aasta jooksul oli mul 13 erinevat töökohta. Sest ma võtsin nooruses enda jaoks sellise väikse mõtte, et mitte kohe ehitada karjääri, vaid saada hästi palju kogemusi. Hästi palju erinevaid kogemusi. Mis ühes firmas on, mis on teises firmas ja siis, et võtta lõpuks see otsus vastu. Kuid ühel päeval oli mul ülemus, kellega me olime võrdsed. Me olime siis nagu head sõbrad. Ja siis oli see, et ma käisin, ma mäletan, see oli üks päev peale palgapäeva. Käisin ühes reklaamiagentuuris ja pidin seal üles panema arvutid, seadma valmis kõik järgmiseks päevaks. Ja ma just mõtlesin, et kas ma jõuan veel õhtuks valmis. Sai töö tehtud, kõik sai korda. Ja järgmisel päeval me läksime ülemusega üle vaatama, et mis siis saab ja näitasime inimestele arvutid üle. Ja ma nägin, et lauanurga peal oli siis arve minu siis tehtud tööst, terve eelmine päev töö. No, ma nägin seda seal ja mõtlesin, et ma vaatan ka, et mida ma siis väärt olen, mis on minu ühe päeva töö hind. See oli krooni aeg ja see oli 8000 krooni selle ühe päeva eest, mis oli peaaegu minu kuupalk sel hetkel. See tähendab seda, ma mõtlesin, et okei. Kui nüüd ülemus maksab selle palga eest või selle arve eest minu palga ära, siis järgmised 21 päeva teen ma ju tema jaoks tasuta tööd. See ei olnud tegelikult veel see, mis mind nii väga nagu pani mõtlema, et ma sain aru, et see on tema ettevõte, ma sain aru, et see on tema klient. Oleks need käärid olnud 3 või 4 korda, aga 21 korda ei mahtunud mulle pähe. Ja siis ma sain aru sellest, et palgatöö vist ei ole see, kus ma saan päris õigesti väärtustatud, kui ma tegelikult tahan. Mitte, et palgatööl midagi viga oleks, aga mina ise tundsin, et see ei ole minu jaoks see. Ja mis ma tegin? Ma hakkasin mõtlema, et mida ma oskan. Ettevõtlusest ma ei teadnud midagi. Unistused, nagu noorel inimesel, tahaks ju palju raha ja ägedat elu, aga see oligi kõik. Ja siis oli see, et ma jätsin talle siia mõtte, et tuleks hakata leidma lahendusi. Läks aastaid mööda ja ma nägin telekast, üks minuvanune naisterahvas ütles, et on olemas üks võimalus, üks selline koolitus, kus räägitakse ettevõtlusest ja räägitakse unistustest ja kuidas elus edasi jõuda ja kuidas saada elus natuke enamat ja minu jaoks jäi kõrva see, kuidas saada õiglaselt tasustatud. Okei, mäletan ka seda veel, et see oli pühapäevane päev ja tervis ei olnud päris see, mis ta võiks olla. Kuid ma läksin, sest mu mõttes olid need käärid.
ma läksin kohale ja seal oli üks Eestis väga edukas ärimees, kes rääkis siis ettevõtlusest. See, kuidas muidu me vahetame oma siis aja raha vastu, kuid ettevõtluses on võimalik panna teiste inimeste raha või teiste inimeste aega enda jaoks tööle. Sul on võimalik luua läbi meeskonna rohkemat väärtust. Ehk siis saada aru, et üksi on raske kuhugi jõuda, aga meeskonnaga ehk siis kambaga koos on lihtsam. Ja sealt hakkas minu unistused tööle. See oli ka koht, kus ma esimest korda hakkasin raamatuid lugema. No, nii on, aga kooli ajal ma ei olnud selles, kui nüüd väga ilusasti serveerida, just väga tugev raamatute lugemises. Ja põhjus oli lihtne. See lihtsalt ei huvitanud mind. Ja miks? Sest need ei kõnetanud mind. Aga seal ma leidsin raamatud, mis puudutasid minu unistusi. Ettevõtlust, tegevust, ise oma aja juhtimist. Ja see on see, kus hakkas minu areng pihta. See on see, kus hakkasin mina leidma siis oma lahendusi oma elus. Ja sealt edasi tuli siis 4 ettevõtte kogemus. Kuna ma tegin seda ainult sõpradega 1 või 2, mis on ka okei. Kuid see ei viinud mind sinna, kuhu ma tahtsin. Tänaseks ma olen edukas otsemüüja juba üle 6 aasta. Ma olen reisinud rohkem maailmas, kui ma oleks muidu mõelnud. Ma olen saanud rohkem sõpru. Ma tunnen üle maailma inimesi. Ja ma olen saanud aru sellest, et kui sina tahad elus saada edukaks, siis aita teistel inimestel saada, mida nemad tahavad. Ja sa saad kõik, mida sina tahad. Ehk siis, kui toimub mingisugune vestlus, siis proovi, et need väärtused, et mõlemad saaksid sellest midagi. Mõlemad oleks huvitav, mõlemad saaksid rääkida, mõlemad kuulata. Ja mõte on see, et kui te lähete mõlemad oma teed, et see suhe oleks vähemalt sama hea või parem, et inimene tahaks suga uuesti kohtuda. See on siis minu lugu, minu unistused, millest ma täna räägin, natukene ka hirmudest, ma räägin ka natukene sellest, kuidas olla järjepidev, kuidas jõuda sinna, kuhu väga vähesed inimesed kahjuks jõuavad. Et kas sina oled täna mõelnud üldse? Mis on need unistused, mis tegelikult sind kõnetavad, mis on sinu jaoks olulised, millist elu sa näed enda jaoks. Mõtle korra, kas sa oled üldse mõelnud või sul on, kindlasti keegi on mõelnud, aga kas sa oled ka detaili läinud, kas sa oled mõelnud näiteks, milline võiks olla sinu unistuste päev, kuidas sa ärkad, nii nüüd sa ärkad üles, mõtled, aknad lahti või kardinad eest ära vaatad, mis sa näed seal. Siis, kelle kõrval sa ärkad, milline inimene sinu kõrval on, milline köök sul on, milline elutuba sul on, kus kohas sa, kus sa ärkad on kogu aeg soe või on kogu aeg külm või millised võimalused sul on, kui sa garaaži lähed, mitu autot sa seal näed. Mis on need asjad, mida sa tahad näha iseenda elus ja mida sa oled nõus selle jaoks tegema, et sinnani jõuda. Sest et kurb tõsiasi on see, et enamus inimesed loobuvad iseenda unistustest. Et võimalused on kõigil täpselt samad. See on alati hea. Igal ühel on täpselt samad võimalused, ükskõik millises situatsioonis või eluolukorras ta ei ole. Ehk siis, kõik alustavad nii-öelda valgelt lehelt. Kõigil on täpselt sama palju aega, iga jumala päev, ja see on ainus ressurss, mida me saame õigesti kasutades kõik on unistused täita. Küsimus on lihtsalt selles, et millised valikuid sa teed. Ja valikuid sa hakkad tegema juba igal hommikul. Mida sa selga paned ja nii edasi. Et
kuidas siis mina alustasin, kust mul üldse see nagu mõte või pisik tekkis, on see, et ma mäletan, et kui ma olin väike, siis noh, ikka mängid poistega erinevaid mänge ja politseid ja pätid ja ostud, müügid ja mis iganes. Minu jaoks oli alati oluline, et kas vahtralehed või mingid teelehed või midagi, kogu aeg pidi mingi rahatiil pidi käima, kogu aeg pidi olema kuskil mingi väärtus. Et kui politseilik kinni peab, nii sa pead talle maksma kohe niimoodi ja noh, nii asi käis. Et sealt hakkas minu see pisik, ma teadsin, et see mulle meeldib siuke ost, müüt, vahetus on ja. Ja miks ma sellest räägin, on see, et kui sa mõtled, siis mis on need tegevused sinu jaoks, mis sulle meeldib, mis sulle meeldib teha, noh näiteks, et sa ei väsi ära, sa võid kogu aeg seda teha, sa ei mõtle, et kas ma pean seda tegema või ma ei pea seda tegema, aga ma tahan. Kui sa teed seda, siis sa tunned ennast vabalt ja aeg nagu kaoks, lendaks, vaatad, jälle 2 tundi läinud. Et püüa enda jaoks nagu aru saada ja hakka sinna poole liikuma. Aga oluline on see, et sa hakkad kõigepealt unistama. See tundub vahel inimestele nii lapsik või võib-olla teist mõni on kuulnud näiteks, et on olemas ükstehed nagu unistuste tahvlid või siis inglise keeles dreamboardid, kuhu sa paned erinevad pildid, mida sa tahad näha oma elus, oma suhetes, kus sa reisid, mida sa saavutad. Aga tulles tagasi nüüd lapsepõlve, siis te võite koolis küsida, kui teil on näiteks sellised või võib-olla sõbrannad või tuttavad või kellegi lapsed või väiksed lapsed, sellised 5-6, mitte vanemad. Ütleme, et jah, 5-6 aasta vahel, mis on sinu unistus? Kohe tuleb. Kes iganes on see astronaut või mis iganes tuleb, neil on see teada, nende mõttemaailm ei ole veel see, et kas ma saan hakkama. Sellist mõtet ei ole. Nad ei ole seda veel ära õppinud. Ära sina ka õpi. Mõtle nii, et sa saadki hakkama. Ükskõik, mida sa teed, et sa saadki hakkama. Lihtsalt küsimus on selles, et kas sa oled piisavalt järjepidev, et sinna jõuda. Ja see erinevus, just see, et sa tahad olla teistest erinev. Mitte selles mõttes halvas mõttes, et ma olen parem kuidagi kui teised või aga just see, et sa erined selle poolest, et sina tahad olla sina ise ja julged olla sina ise. Sest paljud inimesed pigem natukene soovid keegi teine olla või järgida kedagi, mis on ka okei. Kuskilt tuleb alustada. Kuid kui sa mõtled seda, et kui sul on nüüd mingisugune oma unistus ja või sa tahad midagi suurt ära teha elus või sa oled väsinud sellest, et sinu lapsepõlves ei olnud selliseid võimalusi või täna sa oleks tahtnud hoopis elu, et oleks teistmoodi või kui sina tulevikus oled lapsevanem või ärimees või ärinäine või et siis oleks nii. Ja siis need on need asjad tegelikult, mis viivad meid läbi elu. Need on need asjad, see on, kui sa nagu ise hoiad küünte ja hammastega kinni sellest oma unistusest ja liigud sinna poole ja saad aru, et sul tulebki elu lööb sind kogu aeg rajad kõrvale, on ju, ja sa pead tagasi tulema rajale. Sinu asi on liikuda ja vaadata kogu aeg natuke nii-öelda ülesse poole, oma unistuse poole ja mitte lasta ennast erinevatel siis segavatel teguritel mõjutada. Ja siin on nagu see, kus mina tegin oma elus ühe huvitava valiku. Et minu esimene valik oli siis, kui ma 8. klassis näiteks istuma jäin. Siuke huvitav seik oli minu elus. Ja eks enne seda järgnes veel palju huvitavaid seiku. Kuid see oli see, kus ma otsustasin, et ma olen alati positiivne. Vaat see on huvitav mõte. Inimesed arvavad, et inimesed on automaatselt positiivsed. Ei,
otsustavad olla positiivsed. Nad teevad selle otsuse ja nii on. Ehk siis nad näevad igas olukorras pigem lahendust, midagi huvitavat, mõnda õppetundi. Ja siis ma mõtlesin, et mis siis nüüd? Mis siis nüüd saab? Minu jaoks oli see elu ja surma küsimus, et come on, mees, vaata, mis sai. Aga ma otsustasin seda, et siiski ma olen positiivne. Enam nagu nii-öelda kehvemaks minna ei saa. Nüüd saab minna ainult paremaks. Ma saan uuesti samad asjad õppida, nähtavasti on ka kergem, sest midagi jäi äkki meelde ka eelmisest aastast, on ju. Mõtlesin, mis veel on huvitavat. Mõtlesin, okei. Uued klassikaaslased, kindlasti on huvitav. Nüüd ma tunnen neid topelt rohkem inimesi, eks ju. Ja hakkasin sealt maalt neid otsusi tegema. Ja just sellelt pinnalt, et leida pigem lahendusi, olla positiivne. Sel hetkel ma ei teadnud veel, et selle asja nimi oli valik või selle otsus ja et see mõjutab minu elu nii palju. Aga järgmine oluline asi oma unistuste poole minemiseks on need samad valikud. Ja valikutega on tavaliselt nii, et neid on kaks või enam, kuid me tavaliselt, meie aju töötab nii näiteks, et ta valib alati lihtsama. See on see ellu jääja valik. Äkki ma saan kuidagi nii, äkki ma saan kuidagi lihtsamalt, kiiremini, otsa teed. Ja see on ka üks koht, kus ma tegin valiku, aga see valik tuli nüüd juba, ma pakun võib-olla alles kuskil 30-ndates. Et kus ma valisin alati natuke raskema tee. Ehk siis, kui mul oli valikud, üks ja teine, see on kergem ja see on keerulisem, siis ma mõtlesin, okei, selle ma teen anyway ära, see on nagu nii tehtud, see on raskem, aga see õpetab mind. Siin ma saan targemaks, siin ma saan paremaks, ma pean rohkem vaeva nägema. Aga kui ma valin selle valiku, siis tulevikus on mul lihtsam, mitte lihtne, vaid lihtsam. See tähendab seda, et kui sa natuke rohkem pingutad, see ei tähenda, et sa pead kehast või nahast välja pugema. See tähendab seda, et kui sul on valikud, aga sa tunned, et sina arened, sa tõstad kogu aeg enda väärtust. Mida rohkem sa enda väärtust tõstad, seda rohkem inimesed tahavad sinuga suhelda, seda rohkem sul on pakkumisi elus, seda rohkem on sul valikuid elus. Sest inimesed tahavad ikka suhelda positiivsete inimestega, need, kellega on huvitav rääkida, need, kellel on kogemusi rohkem, need, kes on edukad, et samad valikud on sinul. Millised valikud sina teed? Ja kui sa valid sellise natukese keerulisema tee, sa ei pea valima seda kõige raskemat, kõige õudsemat teed või mis iganes on sinu jaoks. Siis on see, et kui sa valid selle tee, siis sa arened kiiremini kui teised. Ja see määrab seda kvaliteeti väga palju. Siis kujuta ette, su hoiak muutub, su enesehinnang muutub, su käitumisstiil, suhtlemisstiil muutub. Ja kõik algab väikestest detailidest, et kuidas me nagu liigume. Siis on nüüd see, kui sa nüüd võtad selle raskema valiku, siis tekivad hirmud. Või sa ei usu, et mina olen nii tugev mees, ma olen nii tugev naine, minul ei teki mingeid hirme. Absoluutselt. Proovi järgi. Hirmud ei ole midagi õudset. Hirmud on välja mõeldud sinu enda mõistuse poolt. Vaat kui hea. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et hirm on see, kui sina oled selle välja mõelnud, siis sina saad ka selle tühistada. Vaat see on hea. Ehk siis, mingi uus asi. Näiteks, ei tea, tahad minna bensihüpet tegema. Sõidad selle liftiga sinna üles, vaatad sinna alla. Tunned, süda jätab lööke vahele. Ja tekivad igast hirmud. Tegelikult sa sisemes ju tead. Sul on olemas see turva, köis, nöör, kuidas iganes nad seda nimetavad seal on ju. Sul on, sa oled traksidega kinni pandud, kõik on ju.
võib-olla all on hoopis vesi, sa tead ka see, et kui midagi peaks juhtuma, siis kukud vette, kõik on okei. Aga sa lood endale siin. Kõigepealt lood endale igasugust asju. Aga mis siis saab kui? Aga mõtle, kui see juhtub, mis siis saab, kui see veel juhtub. Tead, mis on kõige hullem? Siis, kui inimesed mõtlevad, mis siis, kui keegi näeb, et ma kardan, mis siis, kui pärast nad näitavad mulle äkki näpuga, vaata, mis ta tegi. Kujutad ette. See on tegelikult tänaseks üks suurimaid põhjuseid, miks inimesed ei tee asju, mida nad võib-olla tahaksid teha, on see, et mida ühiskond minust arvab. Aga, siin on üks aga. Mõtle nii. Või veel parem. Mõtle, kui sa mõtleksid nii. Et okei, sa teed midagi ja teiste inimestel on arvamused. Nii. Näiteks. Ja siis, ma ei tea, kuidas sa võid riidesse kuidagi või sa ostsid endale midagi või sa käisid kuskil või sa tegid midagi teistmoodi või. Ja nüüd on kellegi mingi arvamus sinust. Kuule, sa oleks võinud seda nii teha, miks sa nii tegid või mis iganes. Ära lase endast sellest väga palju kõigutada. Küsi enda käest siuke küsimus. Nii, kui sa nüüd kogud need arvamused kokku, oletame, et sa said 5 arvamust, lähed poodi ja ütled poemüüjale, mul 5 arvamust, ma võtaksin selle šokolaadi, siis ma võtaksin seda, siis ma võtaksin selle ka veel. Vaata, mis sa selle 5 arvamuse eest saad. Kui palju? Umbes. Kui palju sa saaksid osta 5 arvamuse eest? Ja kuid üks asi on seda heas mõttes, mitte tähele panna. Teine asi, mida targad inimesed teevad, on see, et nad võtavad selle arvamuse ja vaatavad, analüüsivad, kas selle arvamuse on üldse kaalu. Kes selle arvamuse andis? Näiteks, kui sul on näiteks, ütleme, sa oled oma autoga autoteeninduses. Korralikus teeninduses, kus sul on professionaalid, sul on, sa tead, et nad on oma ala spetsid. Ja sulle öeldakse, et vaata, te teete praegu seda, ärge seda tehke teistmoodi. See on see arvamus, mida suure tõenäoliselt võiks kaalutleda, et see on nähtavasti see arvamus, mida võiks kuulata. Et kui sa nüüd seda enda tegevust muudad, siis võib-olla auto kestab kauem või mis iganes. Samas, kui sul on äkki võib-olla enda unistustega seotud või enda elusihiga, keegi ütleb, ei, sa ei saa hakkama või sina või vaata, mäletad, sa oled ju 10 korda proovinud, sul ei tule see välja, tee midagi muud. Kes see sulle seda ütles? Kui see inimene ise ei ole oma elus oma unistuste poole läinud, kui ta ei ole edukas inimene, kui talle ei ole ette näidata neid asju, mis sind huvitavad, siis kas see arvamus peaks sind mõjutama või mitte. Ja siin on see koht, kus need hirmud, kui me tuleme tagasi hirmude juurde, see on see, kus ma julgustan, et kuula, aga samas ära lase sellele mõjutada. Sest tead, kui paljud inimesed tahavad elada sinu elu, nad teevad täpselt, kus sina pead elama. Paremini kui sina. Ja nüüd ongi see, et kas sa annad oma hirmudele alla. Sest need on täna kõige suuremad takistused, absoluutselt kõige suuremad takistused ükskõik, mida me teeme. Hirme on nii palju erinevad. Me lihtsalt võib-olla ei ütle endale, et see asi on hirm, sest me tahame olla tugevad, me tahame olla, mind ei kõiguta midagi. Ja siis, kui sa vaatad ennast näiteks 20 aastat edasi või oled näiteks juba pensionil ja siis mõtled, et mul oli elus oli see valik ja see võimalus oli see, ma oleks võinud just seda teha, ma mäletan, mul üks sõber pakkus selle võimaluse. Ei, me ikka ei teinud seda. Teine asi on see, et nüüd selle allaandmisega, kui see hirm tuleb, ma tahan sellel teemal natukene peatuda, et ma vaatan vahepeal ka seda, et ma oleks nii ilusti ajas, on see, et kui see hirm tuleb, et sa siis, kui sa tunned, et sa tahaksid sees alla anda, nii lihtsam, lööd käega, las minna, tead nagu
nagu kevades kiirlõi 2 käega. Ja siin on nagu see koht, kus mina leidsin enda jaoks ühe huvitava sellise mõtte või tegelikult küsimuse, mida ma enda käest küsin iga kord, kui mul tekib selline mõte. Ja ma küsin selle koha pealt, et kas nüüd hetkel on see hetk, kus Kristjan on nii nõrk, et ta annab alla. Ja siis tõuseb minu seest minu ego, et no, see mees ei anna kunagi alla. Et see on minu viis enda käest küsida ja teha endale see äratus, et mitte alla, et liikuda edasi, et ikkagi vaadata sinna oma unistuse poole ja liikuda edasi. Et nii on. See on tegelikult väga sügav teema, hirmud ja enesemotivatsioon ja kõik selline, aga sealt me saame edasi minna enesearengu juurde. Me saame minna sinna, kus me saame ise paremaks, kus me saame kogu aeg ise paremaks, kus sa justkui ehitad ennast ja sa saad kogu aeg paremaks. See tähendab seda, et sa investeerid, paned kuhugi oma raha, mis ei kaota väärtust, mida ei saa keegi sinult ära võtta. Ma toome näite. Ütleme nii, et sa ostad näiteks mingisuguse raamatu, on ju, ostad raamatu, nii, oletame, et sa maksid selle eest, ma ei tea, 30 eurot, nii maksid 30, loed läbi. Ja saad sealt võib-olla 3 euro eest, võib-olla 5 euro eest. Kõik jääb meelde ja mõni osa ei olnudki nii huvitav ja siis ostad järgmise. Võib-olla vahepeal käid kuskil koolituse, vahepeal saad mõne hea tuttava kokku. Sa õpid saama, nägema rohkem informatsiooni, saama ise veel paremaks. Ja võib-olla järgmisest raamatust, millest sa maksid näiteks, oletame jälle 30 krooni. Nüüd sa saad sealt juba kätte näiteks 10 eurot. Näide lihtsalt. Kuhu ma siin on see, et sa kogu aeg natukene ja natukene paremaks. Mida see sinu jaoks tähendab? See on ka asi, millest ma võib-olla ei saanud kohe täpselt aru esimesed 28 aastat oma elust. On see, et milline on sinu turuväärtus, sinu turuhind. See tähendab seda, et kui väärtuslik oled sina või suudad ennast teha teistele, et teised tahaksid sind kuulata, et teised tahaksid sinuga suhelda. Toome kõige lihtsama näite töökoha pealt. Nii, lõpetad kooli ära, kas lähed kohe tööle või lähed veel edasi õppima ja siis lähed tööle või veel lähed edasi õppima ja siis lähed tööle. Küsimus on selles. Enamus inimesi lähevad tööle ja neil ei ole väga palju praktikat. Neil ei ole väga palju kogemusi. Neil on ainult kõigil enamus inimestel on üsna sarnased teadmised, sest nad on tulnud koolist, kus õpetatakse sarnaseid asju. Kuid kui sina tegeled lisaks enesearenguga, et liikuda oma unistuste poole, siis on see, et sa tõstad kogu aeg oma väärtust. Oletame, et sa oled rõõmsameelsem, leiad rohkem lahendusi, õpid võib-olla mingi kindla enda eriala kohta, kuhu sa tahad elus edasi liikuda, siis õpid suhtlema, kuna ükskõik mida me teeme siin elus, siis suhted on need, mis loevad. See, kuidas sina inimestega suhtled, see, kuidas kas sa oskad inimesi avada, mõni inimene oskab hästi inimesi avada näiteks. Räägib paar sõna, mõned küsimused. Inimene räägib väga palju, räägib endast, tuttavatest, räägib kõik need jutud, isegi need jutude saladused, need ei peakski rääkida.
võib-olla sa oled inimene, kes oskab ennast kehtestada. nüüd räägin mina. kõik kuulab. okei. mõtle või saa teada, mis on sinu oskused ja tegele selle lisaarenguga. ehk siis ongi see, et eneseareng ei peaks olema sinu mitte kõrvalprojekt, vaid sinu põhitegevus, ükskõik millise tegevuse kõrvalt igapäevaselt. kujuta ette, kui sa saad igapäevaselt paremaks. ja selleks ei ole üldse palju. selle jaoks on võib-olla koolimaterjali kõrvalt lugeda 10 lehekülge. midagi, mis sind huvitab. ongu see siis investeerimine või mingi sinu eriala või müük või inimsuhted, psühholoogia, ma ei tea, lilleseaded. sa valid ise, mida sa tahad. aga nüüd me tuleme tagasi sinu töökoha juurde. ja täna veel kasutatakse CV-d ehk siis sinu elulugu, mis sa oled teinud, ja et tööandja tahab näha, kes sa oled selline. siis siin on nagu see, et kui sa näitad talle, et kus kursust sa oled käinud, kellega sa oled suhelnud, mis kogemused sul elus on, siis võib-olla sel hetkel, kui sina lähed tööle ja teised alustavad seal, ütleme sellisest heast miinimumist, olgu see siis 700 eurot või 1000 või mis iganes on sinu tase, siis võib-olla sina saad 2 korda rohkem küsida raha. mitte lihtsalt küsida, vaid sa vahetad seda väärtust väärtuse vastu. sest et ettevõtja tahab ka näha, et mida sina talle pakud selle raha eest, mida tema sulle maksab. ja kui sinul on arengut, kui sinul on mõistmist, kui sinul on avatum mõistus, siis ta on nõus rohkem raha maksma. ja võib-olla sinu sõbrad ja tuttavad ja koolikaaslased, neil kulub samal ajal, kui alustasite mõlemad tööd, lõpetasite näiteks kooli ära, on ju nii, käisite seal ülikooli läbi ja alustasite tööd. ja sa teenid temast 2 korda rohkem. ainult sellepärast, et sa lugesid 10 lehekülge päevas. seda, mis sind huvitas, see, kuhu sina oma elus tahad liikuda, ja võib-olla sellest piisab. võib-olla saad veel rohkem. võib-olla sa alustad kohe oma äriga. võib-olla sa leiad mõne klubi, kus käia, mingi ettevõtlusklubi, täna on hästi palju huvitavaid klubisi. Eestis on super palju võimalusi, mida teha. koos kooli kõrvalt teha mingisugune juba oma ettevõte. alustada juba mingi tegevusega, kui ise ettevõtet teha ei saa, las teevad ema, las keegi tädi, onu aitab. mõte on see, et mitte kohe, see ei ole nii, et täna alustan ja ülehomme olen oma unistuse juures. kui see unistust just ei olnud, et mingi selline, mida sa saad kohe täide viia nii-öelda. aga mõte on see, et sa annad endale väärtust, et saada kogemusi. et kogemused on need, kus inimesed õpivad. kogemused on see koht, kus sina saad paremaks versioonist iseendast. ja sel hetkel, kui sa oled piisavalt nii-öelda enda kallal tööd teinud, teised hakkavad vaatama. Okay. kohe sõbrad, tuttavad näevad, sinu keelekasutus muutub ja sellega sa liigud lähemale oma unistustele. sest kõige kurvem on ikkagi see, et inimesed loobuvad liiga kergelt oma unistustest, liiga lihtsalt. ja öeldakse ka nii, et distsipliin kaalub kilosi, aga kahetsus kaalub tonne. ja see on see, kus võib-olla minu koha peal vähemalt mul tekkis mõte, et aga kui ma teen natukene kogu aeg ja saan ise paremaks, siis minu suhted lähevad paremaks sõpradega, naisterahvastega, ettevõtetega, kõikides valdkonnas. sest unistusteni liikumine ei ole ainult see, et läheks kõik hästi, ma loodan. või et äkki midagi muutub. või äkki ma saan parema töökoha või mis iganes on sinu mõte. Et täna on ikkagi, me oleme sealmaal, kus
kõigil, absoluutselt kõigil on võimalus ja ligipääs infole. See tähendab seda, et kõigil on see valge leht, kõigil. Küsimus on selles, et kui sa siia oled juba midagi kirjutanud ja sul ei meeldi see, mis sa siia kirjutasid, siis keera järgmine valge leht ja alusta otsast peale. Aga mõte on see, et enamus inimesi ei müü endale seda ideed maha. Nad arvavad, et see aeg on juba läbi, nad on hiljaks jäänud. Ma olen juba nii vana, ma olen alles nii noor, mul on veel aega, mul on veel noorus. Keegi ei ütle seda, et ära tee seda või jätta asjad tegemata. Aga liigu oma unistuste poole. Sest kui sina saavutad elus midagi suurt, kui sina lähed elus edasi, kui sina saad paremaks, siis inimesed tahavad sinuga suhelda, inimesed tulevad küsima sinu käest. Sul tekib neid võimalusi rohkem, elu huvitavam, väga palju huvitavam. Võib-olla sa kunagi tead, ma sain sellist inimestega tuttavaks tänu sellele või tänu sellele. Ja veel üks huvitav mõte, mida ma tahaksin öelda selle kohta, mis tähendab siis eneseareng, on see, et kui sa nüüd loed raamatuid, siis hakkab sul vaikselt tekkima raamaturiiul. Ja tekib raamaturiiul, see ei pea olema aasta, võib-olla see tekib sinna 20 aasta. Noh, kui vana sa täna oled, pane sinna nüüd 10-15 aastat juurde. Julgelt, öeldakse, üle öö edu tekib 10 aastat. Noh nii, ütleme, kui sa täna alustad, see on suur tõenäosus, et kui sa jätkad oma teekonda, leiad õiged inimesed, kellega edasi minna, suhted õigete inimestega, siis 10 aasta pärast oled sa seal hetkel, kus on see murdepunkt, kus just kui kõik läheb lihtsamalt, mitte lihtsalt. Ja mõtled, kuidas nüüd see läks nii hästi ja see läks nii hästi. Aga siis sa lähed oma raamaturiiuli juurde, kui keegi küsib sinu käest, et aga kuidas sina sinna jõudsid, siis sa näitad, nii, vaata, see osa riiulist siin, see on minu esimene miljon. See osa siin, see on see, kus ma tegin selle ja selle unistuse teoks. Ja võt, see osa on see siin, kus ma loon väärtust selle ja selle valdkonna, maailma, sihtgrupi, mis iganes mõtted sul on. Ja võib-olla enamus neist on sinu isiklikud märkmikud. Märked, mida sa tegid, kuulates teisi. Ja panid kirja need asjad, mis sind huvitasid. Ja lõpuks küsivad inimesega, väiksed lapsed võivad su käest küsida, et onu, et issand, kui vahva raamat on ju. Miks sa ostsid tühja raamatu? Ja siis, et oi, kus sa maksid tühja raamatu eest 10 eurot? See on tühi raamat. Siis, aga kujutad ette, kui see raamat on täis. Neid ideid, mis on minu unistuste jaoks vajalikud. Neid ideid, kus on inimesed pannud kirja need, mida nemad, millised raskused läbi milliste raskuste nemad on elus läinud. Siis kui see raamat on täis kirjutatud, milline siis see väärtus võib olla? Mul on neid raamatuid juba palju. Terve virn võiks öelda. Aga see on kogunenud kõik ja see on täienenud läbi 6-7 aasta. Mina soovitan sulle. See on sinu edu jaoks. Astu samm-sammult, iga päev natukene. Tervis on oluline. Iga päev natuke tervise jaoks. Siis kindlasti enesareng on väga oluline. Iga päev natuke selle jaoks. Ja leia enda jaoks veel asju. Mis on sinu jaoks? Mis on sinu jaoks oluline? Üks on see, mida inimesed arvavad, mis on oluline. Ja teine on see, mis on sinu jaoks oluline. Sina peaksid olema enda jaoks kõige olulisem inimene siin maailmas. Ja siis edasi tulevad kõik sõbrad, pere, tuttavad ja mis iganes sinu prioriteedi nimekirjas on. Aga mõte on see, et sina oled kõige olulisem. Sellepärast, et kui sind ei ole, siis see asi ei liigu edasi. Sa oled võti. Sind on maailmale vaja. Sina saad hakkama, kui sa tahad. Küsimus on see, et
kui palju ja kas sa tahad. aga ma vaatan, et minu aeg on tänaseks otsas ja ma väga tänan, et te mind kuulasite. Ma tänan, et olite minuga. Ma loodan, et sa said mõne reakirja, kas vihikusse või oma mõtetesse. Ma loodan, et kui sul tekkis kas või üks mõte, kuidas paremini edasi liikuda oma unistuste poole, mitte karta ja ületada neid, siis ma tunnen ennast hästi. aga ma soovin teile ilusat päeva. Näed, õige aeg. Soovin teile ilusat päeva, soovin teile mõnusat nädalat, soovin teile edukat elu ja arene ja ole julge ja liigu iga päev iseenda unistuste poole. Mina tänan. Tšau.